Oleme Baltikumi suurimas saunas, mis mahutab üle 100 saunalise. Ja meiega on siin täna koos enamik elamuspaa tublidest saunameistritest ja alati särav telereporter Edalis Kann. Ja miks me siia kogunenud täna oleme? Sest meil on väga tähtis päev. Nimelt selgitame kohe välja Eesti saunameistrite Aufgussi meistrivõistluste osalemise järjekorra. Ja need võistlused toimuvad elamuspaas 24. kuni 26. aprillini. Ja selle jaoks, et ikkagi see loosi järjekord oleks võimalikult ausalt tehtud sõltumatute inimeste poolt ja see oleks ka kõik kontrollitud, siis on minu kõrval telereporter Edalis Kann, kellel on siis au täna need nimed siit nendest kaussidest välja võtta. Aga mul on Edalis sulle küsimus, et ma saan aru, et meil on täna väga tähtis sündmus, aga sa oled täna kohe eriti uhke ja vägagi teatraalne. Et millest? Kutsusite mind ju teatrisse. No, nii, kolmapäeva hommikul, mis sa teatrisse selga paned? Ikka oma parima. Eks ju? Ja miks peegelkostüüm? Sest ma saan aru, et see saunameistrid on vähe, nende etendused on haruldased, see on väga eksklusiivne ja siis see peegelkostüüm just sellepärast, et ma siis peegeldaks nende oskusi, nende andeid ja iga killukene kannab siis seda sõnumit laiali ja veel suurtematele kõrvadele. Või sa oled ikka väga hästi kõik nagu läbi mõelnud ja ma lisaks veel selle, et ka killutavad õnne. Nii et me kohe näeme, kellele nüüd õnn naeratab. Nii et me alustamegi seda väga tähtsat loosiratast nüüd ja kõigepealt me selgitame siis välja tiimivõistluste järjekorra. Tiimivõistluses osaleb siis mitu saunameistrit ja kõik need saunameistrid pakuvad siis oma show-etendusi nendel päevadel 24. kuni 26. rahvusvahelistele kohtunikele, kes neid siis hindavad ja loomulikult kõigile, kes on siis sauna tulnud saunapublikule. Ja parimad saunameistrid nende võistluste raames sõidavad siis Eestit esindama septembris maailma meistrivõistlustele Saksamaal. Ja Edalis, ole hea, meil on siin 4 nime, kogu võistlustulle läheb siis üldse 12 saunameistrit, aga tiimivõistlusel osaleb 4, nii et parampara, kes on reedel 24. aprillil esimene võistleja. Parampara, esimesena läheb võistlustulle paar Ksenia Komarov ja Frederik Williamson. Mina. Palun Edalis, järgmine. Nii, palun. Tahtsin juba ise, sest see tundub nii vastutusrikas. Järgmine võistluspaar on Hanna-Liset Koppel ja Oliver Raus. Palun järgmine. Kolmas võistluspaar 24. aprillil on Ivan Hudik ja Timofei Tihhanov. Ja võistluspäeva lõpetab saunameistrite duo Noora-Katreen Arik ja Kaur-Erik Pääsuke. Aitäh, Edalis! Tiimivõistlejad said nüüd selgitatud ja nüüd hakkame järgmisest kausist võtma siis sooloetenduste nimekirju. Sooloetendused toimuvad laupäeval ja pühapäeval ja neid on siis samamoodi hindamas rahvusvahelised kohtunikud, vaatemängu naudivad inimesed saunas, nii et laupäevase võistluspäeva esimene saunameister on Karl-Peter Kaarburg. Teisena läheb võistlustulle eelmise aasta Eesti saunameistrite võitja Noora-Katreen Arik.
kolmandana läheb siis võistlus tulla 25. aprillil Ivan Hudik. Viiendana Heidi Tammel. Ja laupäevase 25. aprilli võistluspäeva lõpetab saunameister Timofei Tikhonov. Nii, suurepärane, aga nüüd on veel 6 nime siis pühapäeva jaoks. Nii et Edalis saab kohe vaadata, kes on meil pühapäeva esimene võistleja. Pinge kasvab, pinge kasvab. Kaupo Särmus! Pühapäeva teine võistleja, Ksenija Komarov. Kolmas võistleja pühapäeval, Kristina Sergejeva. Kristina Sergejeva! Ma ütlen kõikidele veel siin vahepeale, et pinged kruvida, sest meil on jäänud siin ainult mõned sedelid, siis kõikide saunameistrite etenduste vahele toimuvad ka tegelikult külaliste etteasted, et 24. kuni siis 26. on meil kõik päevad täidetud erinevate väga vahvate saunaetenduste ja showdega, nii et pange need kuupäevad endale juba kirja. Ja järgmine on Hanna-Liset Koppel. Siis järgmisena Timmu Viilup. Frederik Vilms Jansa. Viimane. Ja viimaseks võistlejaks Eesti saunameistrite Aukussi meistrivõistlustel käesoleval aastal on Kaur-Erik Pääsuke. Nii et aitäh sulle, imeline Edalis. Sinu killud tõid kõikidele kindlasti nüüd õnne ja saunameistritele soovime imelist võistlust Eesti Aukussi meistrivõistlustel.